seda kirjeldada teile. Levinud, aga räägiksin teile harilikust Pärnast. Levinud on Euroopas, kasvab järskudel mäenõlvadel, põõsastikes ja nii edasi. Pärn armastab poolvarju või täisvarju, kasvab kuni 30 meetri kõrguseks. Lehed on südajad, terava tipuga, koor on hallikas ja sile, vanema seas hallikas pruun. Vabapungad on teravmunajad, pisut lapikud, küll pungadest veidi suuremad. Punga soomused valguse poolses küljes läikipunased, varjus rohekad. Õitel on 5 kroonlehte. Lehed on 4–7 centimeetrit pikad, alt sinakas rohelised. Suureleheline pärn, levinud Kesk- ja Lõuna-Euroopas. Nad on varjulembelised. Juurestik ulatub sügavale. Puu on kuni 40 meetrit kõrgem. Lehed on südajad või piltussüdajad ja teravsaagijad servaga. Kurv on tumehall, kuni hallikas pruun. Kroonlehti on 5 ja on kollakas valged. Tolmukaid on 30–40. Lehed on 7–15 centimeetrit pikad. Sa viid pilti näitama, see ei saa lahti. Ongi väga palju pilti näitama. Mina ma pean teiega arutama 28. Kui seda hoiabki, ega ma siit küll midagi välja taha. Sa räägid praegu, ma filmin. Ma ütlesin sulle, et sul on see pärn. Ma selle maha saan. See pole üldse oluline. Ei, ma võtan ka siit. Nii, mis siis nüüd oli? Kogu aeg oli küljega siia poole. Kui sa rääkisid lehtedest, sul oleks mingi üks leht ka seal, on ju? Ja sa kord pooled sul ka räägid patsutada, kui oleks tahtnud. Aga üldiselt hästi, lihtsalt suutsid vait olla ja läks ilusti. Läks ilusti ja 28. Hästi ilusti. Ma vaatan nüüd, kas ma saan ilma prožektorita. Kui pool ma olen peanud? Nii, pole midagi, kõik on korras, mina saan ka liikuda, kuigi see krabib. Nii palju filmivad, noh. Kõik filmivad? Nii saa. Sina räägid neile. Teadame nii vastu. Ootame nüüd. Jah, mina ütlen, et tähelepanu, valmis ole läks ja siis on sul aega veel mõttes lugeda 3-ni, on ju? Okei. Tähelepanu, valmis olla, läks. Tere, siis ma räägiks siis pärnapuu kasutamisest vanasti. Nii, pärnapuud kasutati peamiselt mee ja muude ummiknõude. Ootamatult. See oli küll hästi mul tehtud, jah. Meelega. Et mul meelest ära ei läinud kah see, et oleks pidanud välja. Katsu tegi vastus kõne. Lülita välja. Sa ootad seal hakkama? Jah. Ole normaalselt. Jah. Tähelepanu, valmis olla, läks. Tere, siis ma räägiks pärnapuu kasutamisest vanasti. Nii, pärnapuud kasutati peamiselt mee ja muude ummiknõude õõnestamiseks ning kausi treimiseks. Puu õitest tehti teed kõha vastu. Vähesed teavad, et põlend haava peale on selle puu kaabe heaks rohuks. Vanasti tehti ka pärnakoore alumisest kihist ehk niinest köit ja nööri. Niinest tehti ka nuustikud, mis olid sellel ajal head küürimisvahendid. Kuna pärn on hästi pehme, siis oli see koos pajukoorega hea viisu punumismaterjal. Aitäh! Tuuli, näed, ilma naeruta kõigeta. Mul on ka lehist. Kes on peale seda? Mikrad või Pärna õitest. Aga peale seda? No siis oli vist viskata näpu või? Mina küll ei taha. Ma olen küll nii, et mina ütlen tähelepanu valmis ja läks, sina ütled 1, 2, 3, mõtled ja siis läheb. Ja teised kuulavad ja teisi filmin ka, kuidas nad kuulavad. Nii, tähelepanu, valmis olla, läks. Tere, mina räägin teile Pärna õitest. Pärna õied on valkjad kollased, 4–6 millimeetri pikkused, asetsevad õielistes püstistes õisikutes, mille raagudel on lai tiibjas
katteleht. Pärnad õitsevad juulikuus, siis hakatakse neid ka korjama. Neid tuleb korjata siis, kui õied on äsja puhkenud ja alles täiesti värsked. Kogutakse otse puudelt. Õied tuleb kohe peale kogumist asetada õhukese kihina tuule tõmbuseliste varjuliste kohta kuivama. Pärna õied on ammu tuntud rahvaraviv. Pärna õitest tehtud kuum tee kõlbab igile ajava vahendina külmetuste ja köhapuud. Seda on kasutatud ka neerude tegevuse ergutamiseks. Pärna tee auru hingatakse sisse hingamisteede haiguste puhul. Teed kasutatakse ka kuristamiseks ja suuõõne loputamiseks angiini korral. Aitäh! Nii kaugel kaart?